Arvamusfestivali külalised julgeolekualal algab siis viimane plokk täna ja teemaks on kodu ettevalmistamine kriisideks. Kas sul on olemas kodus inimesepäeva konserve? Et me katsume selles plokis nüüd siduda ära ka need eelnevad teemad, et siin neid paralleele ja siduskohti on päris palju, mis on täna siit läbi käinud. Kes olid esimestes päevaplokkides, me natukene käime veel mõningad teemad üle, et mis Eesti inimest ohustab. Siin oli esimeses plokis oli palju juttu sellest, et millised kriisid nagu Eestis on võimalikud, mis võib meid veel ees oodata. Räägiti kogukondade tegevustest turvalisuse suurendamisel ja viimane plokk eelnevalt oli selle kohta siis, et kas inimestel jagada relvi või mitte. Et nüüd siin plokis me keskendume konkreetselt üksikisiku valmisolekule. Kas Eesti inimene on teadlik, mis teda ohustada võib? Kas inimesel on olemas oskus kriisiolukorras käituda? Kas kodus on olemas teatud sellised varud ka, et elada üle mingisugune suurem kriis, hädaolukord, mis inimesi võib ohustada? Ja teistpidi siis me püüame leida ka lahendusi sellele, et kuidas edasi, kes peaks inimest ette valmistama ja mida peaks edasi tegema, et Eesti inimene oleks paremini valmis kriisiolukorraks. Ja on väga väärikas ja kirev seltskond meil siin, kes on eksperdid, on kutsutud arvamust avaldama. Kindlasti on oodatud ka publiku seast kommentaarid, küsimused, osalege aktiivselt, aga teen kiire tutvustuse ka ära. Meil on siin Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Erki Vaikre, ellujäämiskoolitaja, annab kindlasti ka praktilisi näiteid ja oma kogemust, et milline see Eesti inimene siis on. Esta Kaal Tallinna Ülikoolist ja tema põhiülesandeks kommenteerida suurt uuringut, mis viidi läbi nüüd Eesti elanike seas, mis puudutaski kriisiteadlikkust ja inimeste valmisolekut. Mati Raidma Riigikogust, suurte humanitaarmissioonide kogemustega mees, endine Päästeameti peadirektor, samamoodi näinud palju rahvusvahelisi kogemusi kriisidest. Loodan kuulda praktilisi kogemusi. Mari Hõbemäe Maaeluministeeriumist, otseselt seotud nende samade konservidega siin, ellujäämiskonservidega, et tegeleb selle teema koordineerimisega siis Maaeluministeeriumis. Riiklikud toiduvarud, soovitused inimestele. Ja Silver Meikar, kodanikuaktivist ja tema roll siin arutelus on tuua natukene seda näidet ja praktilisi näiteid, et mis on siis toimunud, mis Ukrainas oli, milline see oli inimese vaade, et milline ettevalmistus oli, millised näited valmisolekust sõjalise kriisi olukorras Ida-Ukrainas. Mina ise olen Arvi Uustalu, Päästeameti lõunaosariikidest tegelen ennetusega. Aga annakski sõna kõigepealt väikseks kokkuvõtteks riskide kohta Kunole. Et räägi natukene, mis Eesti inimest ohustab, millised kriisid hästi kokkuvõtvalt on Eestis siin toimunud ja millega sul endal on olnud väike kokkupuude? No meil on erinevad kriise, Päästeamet tegeleb ka erinevate asjadega, peamiselt on need siis ilmastikust tulenevad, et kas siis tugev tuul, siis erinevad sademed, üleujutused, metsatulekahjud, muud tulekahjud, tööstus või midagi sellist, siis erinevad transpordiavariid, lennutransport, raudteetransport, maanteetransport, et ma arvan, need ongi need põhilised, ja ma tõesti Päästeametis olen kogu nii-öelda oma tööinimese põlve veetnud, et mõjal töötanud ei ole ja erinevate kriisidega kokku puutunud, ka nendest, mis siin ka ennevalt räägitud on, et olgu siis aegne sündmus või nii edasi, aga ma arvan, et ja erinevalt loomulikult metsatulekahjudega. Ühe sükse huvitavama kriisi, mida ma ise pidin lahendama, päris ise oli nii-öelda siis vastutav sellel hetkel, oli siis Padaorg, kus siis inimesed jäid lumevangi ja see oli selles mõttes üks
üks päris huvitav kogemus ja ka ennem seda muidugi Päästeamet ütles, et ärge ilma mõjuva põhjuseta kuhugi minge, et pole mõtet, aga noh, inimene ikkagi arvas, et noh, ikkagi läheb. Ja siis sellest juhtus ja muidugi selle juures oli põnev see, et aru saada, et on kriis. Ja ma selle mõtlesin välja öösel kella vist 3 aeg või ei, tegelikult varem kella 1 aeg oma kodus sauna eesruumis. Sest ma ei tahtnud peret häirida. Aga et aru saada, et tegelikult on tõsiselt jama. Siis mul see teadmine tekkis ja sealt tekkis ka veel selline asi, et näiteks, et mis siis ütleb, mida hommiku siin räägiti, või lõunaga räägiti siis kriisikommunikatsioonist, et mida siis inimestele hommikul ütelda. Ja minu siis sõnum oli see, et ärge hommikul tööle minge. Ütlesin meie seda kommunikatsiooni osakonna juhile, see minestas vist teiselt poole ära, kuidas me ütleme, et eestlased ei lähe täna tööle. Aga kui nad tööle lähevad, see on ju veel suurem probleem. Ja ma tegelikult tegime selle ära ja ma arvan, et nii võib-olla mõned inimesed sai ka läbi selle päästetud. Et need on need peamised kriisid ja loomulikult ülevõttes kõik muud. Ütleme suurematest kriisidest veel, mis ülevõtused, Padaru kriis, ütleme võib-olla siit üldse võtaks selle suure ringi kõigepealt, et milline teie mulje on jäänud nagu inimeste valmisolekust selliste kriiside ajal, et kas inimesed olid ette valmistatud nendeks kriitilisteks olukordadeks või tuli sealt hästi palju sellist ootamatust, ütleme ka näiteks Pärnu üleujutus, mis puudutas väga konkreetselt nagu inimeste kodusid. Ütleme, seal on nagu laiemad teemad ka see, et kas majad olid üldse õigesse kohta planeeritud, kas kui erinevad tormihoiatused ka selle kohta tulid ja hoiatati ka üleujutuse eest, et kas inimesed juba võtsid mingisuguseid tegevusi ette, et olla paremini valmis selle? Võib-olla mina, muidugi mina, olla antud äkki, et ega kui me räägime kriisidest, siis ma arvan, et meil ongi vaja nagu kahest asjast rääkida. Ühelt poolt on see, et kõik see ennetav tegevus ja see ennetav tegevus väga paljuski tegelikult on inimese enda käes, et asju ära hoida. Ja et ega seda kellegi otsa väga vaadata tegelikult ei ole. Ja loomulikult see näiteks ka planeerimistegevus, et vanasti inimesed ei ehitanud mere äärde maju, sest nad teadsid, et meri käib vahepeal üle vallast või jõesängi ka ei teinud endale maja. Ja teine pool on siis kõik see reageeriv pool, et kuidas siis reageerida ja kuidas siis selleks valmis olla. Nagu ka siin ma arvan, et uuringust räägitakse, et Eesti inimene arvab, et on valmis. Ja näiteks kas rootslased võtsid selle sama teema eelmine aasta tõsiselt ette. Käisin just kevadel Rootsis ja samamoodi, et arvasid, et rootslased arvasid, et nad on valmis. Kuid eksperdid ütlevad, et ei ole valmis. Et inimesed lihtsalt arvavad, et nad on valmis ja see tunne on petlik tegelikult. Pati? Jah, et muidugi tuleb ka kriisi definitsioonist, et kui inimesed on selleks sündmuseks valmis, siis tegelikult kriis ei olegi, et kriis tekibki siis, kui nad valmis ei ole ja tekib kaos. Aga sa mainisid Pärnu üleujutust, ma sellepärast mõtlesin, et see on 2 sõna, siis kuna ma nende sündmuste keerises tol kaugel ajal olin. Ja mis oli esimene õppetund, põhimõtteliselt meile kõigile üllatuseks, et mida räägib riik räägib, kui midagi juhtub, on ju, vaadake televiisorit, kuulake instruktsioone raadiost. Mis juhtus? Elekter läks ära. Ehk siis televiisor ei töötanud, raadio ei töötanud. Kui palju teil on meil praegust patareiga raadiot kodus? Ilmselt suht vähestel. Nüüd on telefon, jah. Aga telefonil on ka patareid, mis otsa saab. Et see oli üks rahvusvaheline kogemus Itaalias, kus tekkis elektrikatkestus ja nad olid samasuguses hädas. See on nüüd näide sellisest heaolu ühiskonnast tekkinud kriisist. Siis nad avastasid, et autoraadio töötab. Siis nad kuulasid autoraadiost kogu sündmust. Seal oli pea 24 tundi linnas elektrikatkestus. Ja siis ühel hetkel enam auto ei saanud ju, aku hakkas tühjaks saama ja siis sai bensiin tühjaks ja bensiini ka enam ei saanud kuskilt, sellepärast et elektrit ei olnud ja bensiinijaamad olid kinni.
nii et sellised üksikud kogemused jah, igast kriisist tulevad ja on õpetlikud. Aga jah, pöörduda nüüd kodu ehk teema juurde, sest Eesti inimene on igaks kriisiks valmis, see on päev selge. Aga nüüd, kui mõtelda, et kas me kodus valmis oleme, et see on nüüd mitmepoolne küsimus, et minu jaoks on näiteks võib-olla kolleegidega arutleda, et ega see probleem pole ju uus. Miks meil ei ole ülemaanset nimekirja, mis mul kodus peab olema? Et ju on sellel põhjus. Ju on need ühiskonnad nii erinevad. Ju on maa ja linn nii erinev, et ei ole sellist ühist tarkust. See on nagu üks mõte ja teine mõte on see, et nagu oma debatte alustasime, üleujutused ja tormid ja külmad, ja siis me mõtleme, et kas mul on kodus kõik olemas selleks õnnetuseks, 3. õnnetuseks, 28. õnnetuseks. Et järsku me oleme siin ka valel teerajal, et iga jama puhul lõpetades sõjaga on mul vaja juua, süüa ja hakata sedapidi minema, ehk siis mida mul kodus vaja on, mitte stsenaariumid, et mis mul selle jama puhuks vaja on. Ma tunnen, et see, mis Mati ütles, on väga õige selles võtmes, et kui me oleme valmis, ongi see inimese valmisolek sellises hädaolukorras, see ongi nagu viib Maslow püramiidi juurde, et me peame seal vaatama neid ülemisi, neid esmavajadusi ja sellest nagu lähtuma ja ei sõltugi niivõrd tõesti, et kas meil on siin rahuaegne kriisiolukord või sõjaaegne, et igal juhul, kui me oleme üheks ette valmistanud, siis me oleme ka, peame vastu ka teises paremini kui ette valmistamata, nii et selles mõttes oli õige tähelepanu. Võib-olla siis lasekski siin praegu natukene Estal kommenteerida seda, et milline see uuringu tulemus nüüd oli, et kui eelmise aasta lõpus viidi läbi nüüd esmakordselt selline tõsisem kriisiteadlikkuse uuring elanike seas, et mida inimesed arvasid, et siin on päris vastuolulisi seisukohti tuli inimeste enda sellise arvamuse kohta, et kuidas saadaks hakkama, teistpidi see, et mida nad on nagu teinud selleks, et olla paremini valmis, et palun. Jah, väga raske on nagu kommenteerida seda hästi mahukat uuringut nii kokkuvõtlikult, aga tõesti vastuolu seal oli olemas, et enamik inimesi, kuskil 80% leidsid, et nad ikkagi mingil määral saaksid hakkama ja nad on teinud isegi mingisuguseid ettevalmistusi selleks, et hädaolukorras toime saada. Aga sellele vaatamata, kui vaadata sealt detaile, siis need muud faktid, kas või seesama kaardistused, mis siis inimestel on kodus olemas selliseks neid tarbeid, nagu meil siin ka seinal on listitud, siis tegelikult seda ei ole sugugi piisavalt kõigis leibkondades. Et kui nüüd hakata kaugemalt peale, et siis, mida me üldse inimkäitumisest teame, et algab sellest ja eriti riskikäitumisest, et on vaja seda, et inimesed saaksid aru, et mingi oht on tõenäoline, sellel ohul või riskil on teatud tuntavad tagajärjed temale isiklikult ja tal on mingisugused võimalused seda ohtu nagu leevendada, kas siis ära hoida või selle tagajärgi leevendada. Milles hakkab see ettevalmistamatuse, tegeliku ettevalmistamatuse probleem minu arust on see, et sellel ohul on väga eripalgeline nägu. Ja see on ka tegelikult kommunikatsiooni ja teavitamise küsimus, et ei saa olla minu arvates valmis nagu praktilisel tasandil abstraktselt hädaolukorraks. Et ma valmistun millekski konkreetseks. Aga samal ajal, kui selles uuringus loetleti siis võimalike näidetena, et sellised hädaolukorra tekkimise võimalused, et näiteks ilmastikust tingitud eriolukord või suur metsatulekahju või siis oli keemia nii-öelda siis tööstuses jah, või
mingisuguses tehases katastroof, varingud, põlengud suurtes hoonetes, ühiskondlikes hoonetes, mis seal veel oli, suur liiklusõnnetus, mitte nii-öelda paari autoga, vaid mingisugune ahel kokkupõrge, siis tegelikult selles loetelus ei olnud ühtegi sellist riski, mis oleks vastanud 3 sellele tingimusele, käivitavale eeldusele, et jah, ma pean seda tõenäoliselt, selle tagajärjed on suured ja ma saan sinna midagi teha, et ennetada. Samas esimesest arutelust võeti kokku see, et see kriis, suur õnnetus kokkuvõtvalt ilmselt on kusagil olemas ja tulemas, et sellest me ei pääse nagunii, et kuigi Eestit on seni päris palju hoitud just selliste suurõnnetuste võtmes, et meid ei ole tabanud mingi väga suur katastroof, aga ekspertide ühine seisukoht oli see, et ilmselt on midagi kindlasti nagu tulemas. Et võib-olla tulebki inimeste teadlikkust nagu suurendada selles osas või et panna neid selgitada, et midagi võib olla õudne. Just, et see on see kommunikatsiooni nagu ootus, et anname inimestele teadmise, siis nad hakkavad õigesti käituma. Et tegelikult käitumisteadlased on jõudnud selleni, et kõik need lihtsad mudelid, et on teadmised, hoiakud, käitumised, on printsiibina õiged, et need komponendid on omavahel seotud, kuid nad ei määra üks nagu selgelt, et seal on veel miski ja tegelikult räägitakse ka sellest, et inimesed tegelikult käituksid kuidagi. Peab olema neil mitte ainult teadmised ohust, vaid ka see teadmine on muutunud tähenduseks tema enda jaoks. Ja siis on vaja oskusi ja siis on vaja keskkonda ehk vahendeid. Ja siis saab tekkida käitumine. Et mida ma näen nagu nendes uuringutest, et tegelikult see uuring 1200 Eesti inimest vanuses 18 kuni 74 küsitleti selle aasta aprillis. Mis oli enne, mis oli kontekst, et enne seda märtsis oli Brüsseli sündmused, mitte väga vara oli Pariis. Samal ajal küsitluse perioodil oli Tšernobõli aastapäev. Me uurijatena ootasime, et inimeste nagu selline ohuteadlikkus, et valmis või mõte, et ka mina siin Eestis või välismaal võiksin sattuda mingisugusesse hädaolukorda. Aga ei, sest meedia ju rääkis sellest. Aga tegelikult 40% ütlesid, et nad ei ole aasta jooksul kordagi sellele võimalusele mõelnud, et nendega võiks või nende pereliikmetega võiks midagi juhtuda. Mis see näitab, et me tegelikult elame väga nagu teadmises, et meil on turvaline elu siin ja looduskatastroofe ka pole olemas Eestis. Ainult halb ilm. See on väga hea. Mati Saaris kommentaari. Lisaks ühe komponendi juurde ikkagi, et me elame infoajastul. Akadeemiline teadus võib-olla ei ole seda veel arvele võtnud, aga meil on infot vaja. Kui midagi juhtub, siis on meie taskus kogu maailma häda ja viletsus. Kui Eestis midagi juhtub, siis ma ei hakka mõtlema, milleks ma olen valmis, mida ma nüüd pean kodus tegema. Ma tahan selle infovoo sees olla, ma tahan teada, mis juhtus. Ja nüüd ongi see, et esimene uudis tuli see, et tankid tulid kuskilt üle piiri ja teine uudis on see, et elekter läks ära. Siis ongi see jama majas ja infovajadus on see vajadus, see on umbes sama suur vajadus elektri järgi kui täna info järgi Eesti inimesed. Kommenteeriks, et see vajadus tekib selles situatsioonis, aga me räägime sellest, mida inimesed saaksid enne teha. Ehk et enne kui tankid ei ole tulnud, enne kui vool ei ole ära kadunud, inimesed ei mõtle sellele, et seda võib juhtuda. Ja aga siis oled sa kaitseta. Aga annaks võib-olla korraks Silverile sõna nüüd sel teemal, et sinu kogemused Ukraina poole pealt, et mis olukord siis valitses, kui tankid tulid üle piiri ja kas see tavainimese ettevalmistus selliseks olukorraks siis oli? Oli mingisugused varusid ka üksikisiku tasandil, et sinu praktilised kogemused? Tahaks loota, et seda situatsiooni kunagi Eestis ei tule ja sellisele kriisile ma ütleks nagu kohe ära, et ma ei kujuta ette, kuidas seda saaks ette valmistada üldse sellisel kujul, et me ei teeks täiesti ebaotstarbekaid samme. Selgelt ma leian, et siin on
peaks keskenduma pigem sellele, et kunagi ei oleks sellist olukorda nagu Ukrainas või Gruusias või nendes piirkondades on ja selleks on muud poliitilised vahendid ja isegi kui selline olukord peaks tekkima, siis minu ainuke soovitus on see, et laske jalga piirkonnas selles suhtes, et seal ei ole kaugtule vahendid või ka snaiprikuuli ei küsi passi ja ei küsi vanust või midagi sellist. Ja ütleme üldiselt valmisoleku, et kui ma lugesin seina peal neid asju, mis peaks olema inimestel kodus olemas, siis ma mõtlesin, et mul on vist kõik olemas. Ma ei tea, ma toiduvarusid oleks varunud, aga mingi makaroone mul on ja joogivett kraanis tuleb, aga kuskile eraldi veel kuskile koguda. Et eile rääkisin hea sõbra Krister Parise, kellega ka päris palju mingites kriisipiirkondades käinud, siis ta ütles, et tema kodus on keldris tõesti joogiveekonserv aastast 43. Et mõnes mõttes paljuski sellises ettevalmistuses me elame nagu mingis selles vanas kriisis või mis on kunagi toimunud juba mõtlemata see tuleviku peal. Aga millised siis on inimesi aidanud? Selles suhtes igasugune baasoskusega inimestel on, ma ei tea, kohustuslik korras ujumisõpetus, kui Ukraina sõjavägi pommitas Lysytšanskit, kus oli siis separatistide väed, siis inimesed põgenesid naaberlinna, mis on 2 kilomeetri kaugusel, vahel on jõgi ujudes. Need, kes ujuda ei uskunud, hüppasid ära lastega. Mõni, väga palju hüppanud. Ja siis teisel pool loodi vabatahtlike punkt, 2 linna, meil on ma ei tea, võib-olla Põlva ja Võru, kes omavahel kaklevad, või siiamaani kaklevad, ma ütlen, lapsepõlvest olid alati tülid, et nad omavahel tülitsesid, aga sel hetkel tegelikult Severdonetsk, kogu linn läks oma naaberlinnale appi, hotellides oli silt, et kui näita, et sul on sissekirjutus Lysytšanskis, sul on tasuta ööbimine. Me olime seal siis, kui see rünnak toimus ja minek oli, ja kogu see asi käiski nii, et sa võisid üle ja seal teisel pool võeti vastu ja anti sul süüa, mis kodus tehti ja oli suvine aeg, et sai seenesaust ja muid asju. Aga mingit ettevalmistust, kellel oli seal toitu, see toit saab mingil hetkel otsa, kes jäid piirkonda, olid üldjuhul vaesemad, need, kellel vähegi võimalik olid, liikusid eemale ja mida siin ka ära on öeldud, lõpuks harjutakse, et sa võid ju seal oma keldris varjendis olla. Nojah, ühel hetkel sa pead ikka minema poodi. Ja võis seal ise küll sõita, ma ei tea, kuulivestits või killuvestis õige sõnaga, seljas kiiruga üle mingites piirkondades, kus siis käis kaugtule andmine, mingi snaiprikuulid lendasid, turvavöö lahti suure kiirusega, saad autoga läbi, ühest kohast punktist A punkti B, siis tuleb vastu mingi vana mutt jalgrattaga. Aga teine asi oli see, et jõudsime järgmisse kohta ja see oli üks samasugune, mitte vanamees või keskealine mees saanud just miiniga alla ja siis olid tükikesi oli katus täis. Et selles suhtes inimesed harjuvad ära. Konkreetsed näited, ütleme selle poole pealt ka veel, et kuulast oli väga palju probleeme ka, ütleme, kaupkütte varustuse tagamisega sel perioodil, toiduainete hinnad, need läks ju kõrgemad, et just see, kuidas sellises olukorras need inimesed hakkama saavad? Siin on tegelikult see, mida võis täiesti selgelt Ukraina valitsusele ette heita, et kui nad sinna ka omaenda linnasid pommitada sisse lõpuks läksid, et siis nende pataljonide ja sõjaväelaste pataljonide järel tegelikult vähemalt siis, kui esimeste nende puhul ei tulnud järgi veoautod, humanitaarabiga, toiduainete ja muude selliste asjadega. Et kui sul on juba olemas mingi linn, mis on mingi aeg olnud piiramisrõngad, siis sel hetkel see ongi need varud otsas. Aga mis puudutab muid varustusi, siis sõjalise konflikti puhul, Donetski linn sõltub elektrivarustusest suuresti Ukraina poole peal asuvast hüdroelektrijaamast. Et miks sa Donetskist edasi valutustele läinud seda hüdroelektrijaama õhku, siis vabandust, võtad samamoodi, võtad Tšaste, mis on siis Luganski külje peal. Luganskit nüüd siis venased ehitasid sinna tiiruga mingid lisatraati, et saaks Luganskit varustada, tegelikult Tšastest samamoodi oli see elektrijaam, mida püüti ära võtta. Et selles suhtes sõjaolukorras ma ei kujuta ette. Humanitaar või mingid muude kriiside puhul on see ju mõeldav, aga sõjaolukord on täiesti ootamatu ja kui mõelda kas või mingi inimese enda ettevalmistusi, ma ei tea, inimesed võiks endale toreda maja ehitada, Pärnus soovitakse inimestele, et arvestage sellega, et 20 aasta jooksul te saate endale uue põranda 1 või 2 korda, kui teete endale hea kindlustuse. Soovitakse teile head kindlustust, võib-olla, ma ei tea. Aga seal ettevalmistada, ma ei tea, Peskis oli, mis on otseselt Donetski külje all, seal oli, selles suhtes oli tore, et kui seda hoidsid päris pikka aega, siis nii sõjavägi kui ka siis praavisektor ja veel Ukraina pataljonid,
ja seal oli see, et alguses nad hõivasid siis ühe uusrikka maja, aga pidid väga ruttu välja kolima, sellepärast et küprokseinad kuu läheb läbi, et siis elasid seal vanades maades, mis olid korralikult ehitatud, et maja võiks alati korralikult ehitada. aga tänud kommentaaride eest Matile. kiire kommentaar, et Silver mainis ühte väga olulist fakti, et tulles stsenaariumipõhisest tagasi meie põhiteema juurde, siis jah, me arutame, mis mul kodus peaks olema ja siis on versus, mida riik mulle pakub, aga siin vahepeal on kõige olulisem, on kogukond ja naaber. Maailma statistikas kõikides kriisides üle 80% inimelusid päästetakse naabrite poolt, mitte päästjate poolt või appitulnute poolt. Ja see on nagu oluline ja see on kõige suurem väljakutse eestlastele, sest teadaolevalt eestlasele naaber ei ole nagu mitte kõige meeldivam inimene reeglina. Aga ka selles mõttes kriisi valmiduse mõistes tuleks ka seda mõelda, kuidas meie oma kogukonnas saame jagada neid väärtusi või seda kasti konserve näiteks, et mitte see, et kalkuleerime, palju mul keldris on ja siis igaks juhuks püss ka, et kui naaber tahab mul neid konserve ära võtta, et pigem võiks mõelda natuke laiemalt ja seda mõõdet tavaliselt unustatakse ära, räägitakse, mis mul kodus peab olema ja mis riik peab mulle andma, aga siin keskel on üks oluline eestlane kui individualist, jah. Kaido Kama on ka hiljuti kirjutas väga huvitava artikli Eesti Ekspressis, kus ta rääkis ka maailma lõpu stsenaariumist ja kui valmis siis inimesed võiks olla ja ta jagas selle valmisoleku nagu kriitiliseks eduteguriteks nagu kolm faktorit, et milline on maa- ja linnainimeste osakaal, ehk siis, et kui on tõesti seal kaasaegses ühiskonnas on kõige suuremad ohud, ongi ilmselt ähvardavad linnaelanikud, et kui siit kaob ära elekter ja muud elutähtsad teenused, et siis kuhu minna, et ilmselt maale. Tänapäeval on see probleem juba, et ka need maatalud on sellised muruniitmistalud, et seal väga palju on ka sõltuvus, ütleme, elektrist ja muust. Siis teine pool on see, et inimese enda toimetulekuoskused, et kas ollakse valmis võtma vastu otsuseid, kas ollakse valmis täiesti leidlikult otsima lahendusi kriitilistes olukordades ja pluss siis viimane kriitiline faktor ongi kogukondlik selline lähenemine, et kuidas üksteist toetatakse. Et võib-olla läheks nüüd uue teemaga nüüd selle inimese enda toimetuleku juurde. Et Erki, võib-olla sa kommenteeriksid natukene, siis sa oled näinud palju nende ellujäämiskoolituste raames seda Eesti inimest, et kas Eesti inimene on siis abitu või saab sellisest vormis olukorrast siis ka hakkama sinu koolitustele? Kas on lootust? Jaa, lootust on alati. Tuleb, jah. Et lootust on alati, aga Eesti inimene on viimase 20 aastaga muutunud väga märgatavalt, kuidas viisakamalt öelda, mõttetumaks. Ehk et kui 20 aastat tagasi pooled koolitatavatest või pooled sõduritest oskasid vabalt kasutada terrorista töö tegemiseks, nuga, kirvest, saagi, siis täna on see protsent langenud kohati 10%-le. Et on ka olnud sellised juhusid, kus inimene võtab ka noa tagurpidi kätte, hakkab noa seljaga püüab lõigata. Et see on põlvkonniti erinev ja samas sellised lihtsalt käelised oskused tegelikult on küllaltki hea lakmus sellest, milline on inimeste toimetulekuvõime olukordades, mis ei ole tavapärased. Ja kõige suurem probleem ei olegi mitte see, et me elame vati sees, et me saame kõike tellida nagu internetist ja meil on kõik olemas. Ja me ei pea mõtlema, vaid pigem on probleem just nii, nagu siin toodi ennem välja, et me elame väga turvalises maailmas ja me kujutame ette, et see 1000-aastane rahulik on lõpmatu. Ehk et inimesed ei soovi endale teadvustada. Teine pool on see, et ei ole ka nagu põhjust või valmidust endale teadvustada, sest me liigume suhteliselt kinnises koridoris, suhteliselt tugevate silmaklappidega. Meid on suunatud ühte üsna kitsasse koridori liikuma, täitmaks üsna selliseid konkreetseid täpseid ülesandeid, mis meile on pandud. Ja nii nagu ka hobuse puhul on silmaklapid on ju vajalikud selleks, et hobune ei näeks kõrval toimuvat, mis võiks teda segada, et ta saaks ühesõnaga paremini ja kiiremini oma koormat lõpuni vedada. Nõnda ka tänapäeva kaasaegses heaolu ühiskonnas on inimesed suunatud või on see niimoodi välja kujunenud
üsna kitsasse raami ja ei ole mitte oluline valmiduse saavutamiseks. mitte see, kui palju meil on kodus lihakonserve või relvi või kui palju me oleme mingit asja harjutanud või millegi peale mõelnud. Kõige olulisem on eelkõige võime raamist välja mõelda, toimida raamist väljapoole. See raam on nii kuramuse kitsas, mis on elektrienergiaga meie ümber seotud. Ja me ei ole võimelised nendest silmaklappidest või sellest väiksest raamist väljapoole toimima. Ja see on meie suurim probleem, et siin on erinevaid kriise toodud välja, kriisitüüpe. Tegelikult nad kõik on teataval määral üleelamisega seotud. Ehk et vähem ja rohkem on kõik tegelikult üleelamisolukorrad. Ja selle vastu pakub lahendust üleelamisõpe, mida järjest rohkem ja rohkem maailmas tehakse ka tsiviilmaailmale, tsiviilinimestele, tavakodanikele. Ehk et seesama kodanikukaitse või elanikkonnakaitse, millega ka lõpuks on meil hakatud tegelema. Aga sellest ei ole kasu, kui me oleme selles raamis ja me ei tule sellest raamist välja. Ehk et sellise õppe peamine eesmärk ongi nende raamide lõhkumine, et inimene suvatseks toime tulla või saaks toime tulla oludega, mis jäävad sellest väga kitsast igapäevasest ruumist väljapoole, kuhu meid surutud on. Ja veel kord, siin ei aita, loomulikult on hea, kui sul on kodus kõik see loetelu asju ja see lihakonserv, mis muide sisaldab 80% liha, mitte 100. Mina soovitan hankida koju lihakonserv, mis sisaldab 100% liha. Ja kui selle nimekirja juurde jutt läks, siis üks asi. See on väga hea, sest muidu pidi 20 olemas. Ja enne ma rääkisin nendest konservidest, mida Kaitseväe kuivtoidupakkidesse on siiamaani pandud. See oli mitte 20, tegelikult 18% on liha ja ülejäänud on nokad ja suled. Aga vaadates seda nimekirja, tundub sulle mõistlik, et sellega inimene peaks nüüd mõnda aega vastu. No mina kui friik ütlen muidugi selle asja kohta, et selle nimekiri võiks olla 200 korda rikkam. Aga jah, üldiselt esimesed päevad, sõltub muidugi kogustest, aga esimesed päevad saab sellega hakkama. Ja üks väga nutikas asi on patareidel töötav raadio. Et siin küsisid ka, sest teave puutumine, me oleme täiesti parandamatud teabesõltlased tänaseks hetkeks, et kui teise maailmasõja ajal oli kuulujuttude levitamise eest surmanuhtlus, aga inimene hakkab genereerima asju, mida ta kujutab ette, juhul kui ta on teabesulus. Aga teabevajadus teise maailmasõja eelsel inimesel ja tänapäeva inimesel on vähemalt 100 kordi oli väiksem. Ehk et ühest poolest oli juttu sellest teabe kättesaadavusest, et me vajame toimimiseks seda teavet. Teine pool on see, et teabe puudumine tekitab paanika. Ja see kaos, mis sellega kaasneb, on oluliselt hullem kui mis iganes muu, näiteks elektrienergia kadumisel tekkiv kaos. See on kordades hullem see paanika. Sest näete, siin äärasmehel on praegu nutitelefon käes, ta nokib seda. Ta vaatab Delfist, kas vihm läheb üle. Läheb elektri... mida iganes. Aga see on üks olulisemaid probleeme. Väga head kommentaarid Matile sõna ja siis Esta läheb toob. Ühe lisakommentaari juurde seesama just plahvatas pähe üks uus mõte, et see ellujäämiskursus. Ja stereotüübina me mõtleme mehi. Mees peab olema valmis, nuga, ma kohe sinna jõuangi. Aga kui me nüüd selle kriisiskaalas läheme ülespoole ja kui tekivad julgeolekukriisid, siis me mitte kunagi ei mõtle seda, et mehed ilmselt lähevad riiki kaitsma. Ja koju mehed ei jää, kelle peale on pandud kogu lootus, kes hoiab oma kodu. Et see on selline mõttekukerpall, mida võiks nagu edasi arendada ja enda pea sellist mõtteharjutust teha. Ja muidugi teenistusinimestele on see eriti oluline mõtteharjutus, et see on meeletult raske psühholoogiline valik. Mis ma nüüd teen, kas ma lähen ühiskonda aitama ja jätan maha oma pere habitusse seisu. Et selle küsimusega on võidelnud väga paljud kriisikolletes ja me oleme lihtsalt õnnelik rahvas, kes me pole seda enda sisest vastuolu reaalsuses näinud. Kuldavasti on selle peale isegi kaitseväe struktuurides mõeldud, aga veel enne, kui ma Estal on sõnad, tegelikult ma pöörduks tagasi selle konservi juurde. Et Mari Maaeluministeeriumist, et võib-olla sa saad natukene anda nüüd taustaks ka informatsiooni inimeste kodustest toiduvarudest ja võib-olla ka paari sõnaga sellest, et mida riik on iseenesest ära teinud, et neid toiduvarusid riigi poolt nagu tagada. Alustuseks, et ma tahtsin ennem kommentaarida,
et elanikkonnal on see probleem, et nemad väga tihti lähtutakse sellest, et riik peab tulema appi. Mitte kunagi ei mõelda sellele, mida ma ise saan ära teha. Et ka mu enda tutvuskonnas esimene asi on, et sa ju varud, riigivaru, toiduvaru, sa tuled appi, sa annad süüa. Aga see, et kodus võiks olla need konservid, pakk makarone, veel mõni kuivaine pakk, et selle peale keegi üldiselt ei mõtle. Et põhiliselt ongi, tasuks mõelda, et kodus on natukene tangaineid, konserve, purgisuppe, mida saaks kergelt, lihtsalt ka ilma elektrita tööd teha, mida saab ka joogiveega teha. Et need on need põhikomponendid ja neid tasuks vähemalt 2-3 päeva varuna hoida. Kui suured varud meil kodudes on, et Esta ja Mari saate võib-olla seda kommenteerida ka. Ja üks küsimus veel, et kui palju peaks olema toiduvarusid inimesel juba varutud, et oli lugeda, väga huvitav oli lugeda Maaeluministeeriumi paari aasta taguseid soovitusi, et peaks olema 24 tunni varu kodus olemas, aga et see on ilmselt nagunii kõigil juba olemas. Inimene tõenäoliselt peab vastu juba ilma söömata. Võib-olla vett on vaja, aga sellest piisab, et palju on ja kui kaua peaks olema? Lihtsalt kommenteerin, et meie uuringu põhjal on umbes pooled inimesed hinnanud oma leibkonnas, kaua nad saaksid hakkama toiduvarudega, kui mingi katkestus tuleb. Siis tegelikult on meie uuringust tuli välja, et minimaalselt ilma joogiveeta ja elektrita oleks 1-2 päeva. See on ka reaalne, oleneb siis kas on maapiirkonnast või on linnapiirkonnast. Väga tihti on ka harjumus, et ta käib poes, ostab oma õhtusöögi ja teeb mikroonis soojaks, see ongi kõik. Aga maapiirkondades on õnneks paremad seisud, kus on kartulisalv ja siin mõned näited, et just ma rääkisin ennem Rootsist, et rootslastel on kampaania 72 tundi. Ja see 72 tundi siis tähendabki seda, et 72 tundi peavad ise hakkama saama. Et siis ilma elektrita, ilma internetita, ilma veeta. Ühesõnaga tähendab, sul peaks endal olemas 72 tundi. Ma küsisin, kus see 72 tundi tuleb Ameerikast. Aga miks seal? Ei keegi täpselt ei tea, 72 tundi tundub okei. Et nad ütlesid, et see oleks nagu esimene samm, et kuidas nagu elanikku ette valmistada. Aga selle juures rõhutatakse muideks seda, et ärge arvake, et 72 tunni pärast tuleb teie juurde riik ja ütleb nii, et sul on nüüd halvasti, nüüd ma tõin konservi sulle, et tegelikult juhtub mitte midagi. Aga 72 on niisugune, et siis saaks nii-öelda lihtsamad kriisid üle elada. Iseenesest päeva on selline mõistlik aeg, milleks peaks valmis olema. Ma olen täiesti nõus, et vähemalt 3 päeva peaks olema inimene ise, sest et paratamatult riigil võtab aega, millal ta saab oma toimingud kõik tehtud, kõik asjad korda, paberid korda, paratamatult. No oleme ausad, et 3 päeva pärast, kui riigi toiduvaru ei jõua mitte kellegi. Me teame seda ju. Ma kartan. Ja oleme ausad. Nädal võtab kindlasti. Võtame elektri ära ja mõtled peale arvutada. See 5 päeva ei ole ka tegelikult selline välja arvutatud aeg ja 5 päeva ei taga selle, et iga viimase abivajani jõuab riiklik abi pudrumägedena. Aga see 5 päeva on selline aeg, mis võimaldab inimesel ümber kohaneda oludega ja ümber arvestada omale uued võimalused. Et sa ka siis, kui riik 5 päevaga ei taga sulle abi, sa oled nagu hakanud kohanema selle olukorraga ja selgitanud välja võimalusi. See on jälle ka kohati see sama teabe küsimus. Aga üks probleem, mis on valdav heaolu ühiskonnas, ongi see, mis siin ka ennem oli juttu. See riigi sõna käib siit korduvalt läbi. Et me loodame või me usume seda, et keegi teine peaks nagu meie muredega tegelema. Ja uskuge mind, kui meil on ükskõik sõda, kriis, uputus, mis iganes terrorism ja meil on lapsed kodus näljas, siis ei ole see riigi mure, vaid see on väga sügavalt minu enda mure. Ja me peame ise mõtlema, kuidas me selle asjaga hakkama saame ja me peame olema võimelised seda olukorda lahendama, oma pere jätkusuutlikkust, elu alusvajaduste rahuldamist, mida iganes tagama. Ehk et me ei saa mõelda, et vald peab seda tegema, riik peab toda tegema ja siis lõpuks on veel kuskil mingisugune ühing, kes veel kolmandad asjad korda ajab.
ma veel korraks, et kui riik tuleb appi sellel, ütleme, 5 päeva pärast, siis ega suurt seapraadi ei saa. Seda ma võin kohe ütelda, et tuleb minimaalne abi, et ära elada veel mõned 7 päeva. See on kindel. Ma arvan ikkagi, me peaksime selle põhirõhu, see kindlasti see riigipoolne abi on alati hästi oluline, aga selle põhirõhu ühiskonnas pöörama, nagu sa eelnevalt just hästi minust tõid ära esile, et inimesed elavadki omas maailmas ja tegelikult on mõnes mõttes see ju väga hea, et nad selles maailmas elavad, nad on oma maailmas tublid, nad teevad oma tööd hästi, nad kasvatavad oma lapsi ja nii edasi. Et ikkagi, kui me näeme, et selline tendents on me ühiskonnas, siis seda tendentsi, ütleme selles mõttes muuta, et andagi inimestele seda koolitust, seda teadmist ja seda arusaamist, et õnnetused tulevad, päriselt tulevad, need on päriselt olemas, hakkama pead saama päriselt ise, sina, mitte keegi teine. Kui sa oled ise hakkama saanud, siis sa aitad oma vanemaid, oma naabreid. Ja sellega ja mis on nagu, ma arvan just nagu nii-öelda, kui nüüd ütelda, mis on riigi küsimus või ma mõtlen nagu Päästeameti peale, siis ongi see, et sellest asjast rääkida ausalt, rääkida metoodiliselt, et see info jõuab inimeseni kohale, et ta saab aru, et see on probleem ja annab sinna neid teadmised ja oskusi kellegi abiga, kellega koos kindlasti saab olla võimalik üksi teha. Et kuidas siis inimene peaks hakkama saama. Aga seda peab olema selliselt tehtud, et nagu ka siin just ka Esta ütles ennult, et inimene päriselt võtab selle endale pardale. Me näeme seda väga sagedasti nagu Päästeametis, et arvate, et suitsuandur on Eesti kodus kõigil olemas. Ei ole. See on naiivne, see on 20% ei ole suitsuandurit, sest ta pole aru saanud, et seda vaja on. Ta pole päriselt aru saanud ja ta ei ole hakanud teistmoodi käituma ja ta ei ole seda pannud, sest ta ei pea seda oluliseks. Täpselt sama on selle küsimusega, et kas nad ikkagi on inimene valmis ja kuna ta võtab selle küsimusele endale päriselt pardale ja teeb päriselt ära. Aga vaata, sellega on, see on hästi hea näide. 20% ei ole suitsuandureid, aga vaata teistpidi, mida te olete saavutanud süsteemse ja keskselt koordineeritud tööga. 80% on järelikult suitsuandurid. Seda on võimalik samamoodi ja täpselt seda on võimalik samamoodi saavutada, aga seda ei saa teha täpselt nagu sa ütled, ei saa teha 1, 2, 10, 100 inimest juhuslikult omal initsiatiivi lõpet läbi viia. Seda on vaja hakata keskselt koordineerima, seda on vaja hakata keskselt süsteemi üles ehitama ja luua väljaõppe kvaliteet või tsiviilkeeles õppe kvaliteet ja luua süsteem, mis seda õpet läbi viib. Ja täpselt samamoodi korrutada. Siis ei ole seda küsimust, et me peame kuidagi lähenema, et ta omaks võtaks. Korrutada. Täpselt nii nagu erinevad propagandat läbi viiakse võib-olla meie lähiriikides. Erkile ja üldse kogu publikule võib siin ka rahustuseks seda öelda, et riik on võtnud selle küsimuse enda päevakorda ja sellega tegeldakse päris tõsiselt, et on päris palju on räägitud juba sellest ja ootustest, et inimest harida elanikkonna kaitse valdkonnas. On väga hea meel, et Riigikantselei juurde on kokku kutsutud töögrupp erinevatest ministeeriumitest, erinevatest valdkondadest, asjatundjatest ja mida juhib selle julgeolekuala juht Margo Klaos ja et katsutakse kokku panna selline terviklik lähenemine ja tegelikult see projekt on järgmise aasta lõpuni kestab või umbes niimoodi. Ja seal tervikuna pannaksegi kokku kogu see kontseptsioon ja need sõnumid ka, et ilmselt seal antakse ka vastused küsimusele, kes hakkab harima inimesi elanikkonna kaitse valdkonnas, kui kaua peaks inimene valmis iseseisvalt toime tulema, mis ilmselt tuleb ka seal ametlik selline list sellisest hädaabivarust soovitused, pluss veel tähendavad ka, ütleme, et haridusprogrammid, et põhikoolis, gümnaasiumis, kuidas inimesi koolitatakse, lapsi koolitatakse juba maast madalast toime tulema, et võib-olla soovid ka kommenteerida veel riigipoolseid tegevusi või selles osas? Ma ei taha riigipoolseid tegevusi väga palju kommenteerida, aga lihtsalt küsimus või kommentaar. Eilses ühes arutelus siin julgeolekualal tuli välja see väide, et nii kui hakati rääkima sõjaohust, siis ühest piirkonnast mingi hulk inimesi põrutas poodi ja ostis need poed tikkudest tühjaks. Seal oli, et Kagu-Eestis ostis tikkudest poed tühjaks.
nüüd on küsimus see, et kas me riigina või riigi poolt vaadates teame seda, et Kagu-Eesti piirkonna inimestel on nüüd tikud olemas 2 aasta pärast. Ma kardan, et nüüd seal on 5 ärimehel tikud olemas, kes hakkavad müüma 200 eurot üks variant. Ja teine variant on see, et järgmised pool aastat või aasta Kagu-Eesti poodides ühtegi tikku ei müüda, sellepärast et elatakse nende tikkude peal. Kuidas saada need sõnumid, mida selle julgeoleku, ütleme need head kriisid ära kasutada selliselt, et inimene mõtleb, aha, konserve on vaja. Ma ostan need konservid ja ei lähe nende konservide peale üle järgmised nädala aega, vaid need konservid jäävad sinna. Et sellest kriisist ma õppisin seda. Järgmisest kriisist õpin neid tikke ja kui mingi kiirgusõnnetus kuskil maailma teisel pool otsast tekib ja Ida-Virumaa inimesed ostavad endale jooditablette, et nad siis iga kord ei käiks neid jooditablette ostmas, et ei söö vahepeal neid ära või midagi muud. Vaid see, et kui mingi kriis on ära käinud, kuidas sellest kriisist õppida niimoodi, et see asi nüüd olema kõigil Eesti inimestel. Et see on see küsimus, et kas me suudame toita nende kriisidega seda, et iga natukese aja tagant inimene ostab need varud ära ja siis kui vahepeal ära sööb või kuskile pistab, et siis natukese ajast veel uuesti ostaks. Kuidas seda tagada? Meil on vaja rohkem kriise. Ma ikkagi toetaks Kuunot selles mõttes, et me võime teha riigi poolt propagandat nii palju kui jaksame, aga kui inimene ei võta omaks, et valmisolek igasugusteks jamadeks on minu enda sees ja see on midagi positiivset, mitte negatiivset. Et kui me suudame selle krõksu ühiskonnas ära teha, siis läheb asi nagu liikumaks, sest inimene peab ise positiivselt seda aru saama ja rahulikult võtma, ehk siis see kodune varu ei tähenda sõjapaanikat. Ja vot see on nüüd see meie mure. Et nagu me varuma hakkame, nii kohe läheb jutt laiali ja murehoog tõuseb. Et no mida need vennad siin kollajast telgis räägivad, ju varsti sõda tuleb, eks ole. Nii sama ei hakkaks rääkima. Et juba on siin konservid olemas ja nii edasi. Et see on nagu see meie enda sees vajalik muutus. See varu on kindlustunne, mitte kartus. Sõnum peab olema ka see tõesti, et see on kõigiks olukordadeks, et ka meie huvi, Päästeameti huvi on, et ka kõik tsiviilkriisid, millest me siin oleme rääkinud, padaorud, elektrikatkestused, üleujutused, et ja ilmselt siin tulebki veel, kui minna natukene detailsemaks, tuleb need varude teema jaotada veel 2. Et on see, mis on see varu, mis peaks sul olema, et kodus vastu pidada, ja teine varu, kui sa pead nagu evakueeruma, et sul oleks nii-öelda see evakueerimise või kodunt lahkumise ajaks ka turvaline ja eluks vajalik olemas. Aga palun. Ma kuulen siin, spetsialistid on innustunud ja see annab kindlustunde, et me oleme kaitstud ja on olemas visioon, kuhu me lähme, aga kui ma panen ennast korraks sellise keskmise inimese nagu olukorda, siis ma tahaks tema seisukohast paar nagu sõna kaitseks öelda, et mitte ei ole küsimus see, et inimesed ei taha ennast ja kodu kaitsta, vaid vastupidi, et juba psühholoogiliselt selline kaitse on ju baasiline instinkt, ellujäämine. Ja selliseid sõnumeid võtavad kõik väga hästi vastu. Nii et siin ei ole see, et see on kuidagi tähelepanetu ükskõikne. Pigem on see, et on puudu sellest majakast või nimetame siis kriisist või kriisikesest, mis annaks inimesele selge pildi, millise ohu vastu me nagu valmistume siis lõppude lõpuks. Et abstraktsest asja ei saa ju ennast kaitsta. Ja sealt edasi siis tekib see, et mul on vaja konkreetseid oskusi juba, kuidas toimida või teadmisi näiteks, et millise ohu korral peab kodust lahkuma evakuatsioonipunkti või milline on keemia ohusignaal. Sellised teadmised inimesed ütlevad, pole olemas, sest neid ei ole ka pakutud viimasel ajal pikka perioodi, nii et siin ei ole ju midagi imestada. Seda kiire korrektuuri, et see läänes avastati, et see, kui on keemiaõnnetus ja rahvas kõik tänavale kutsutaks, on tõenäosus palju suurem, et kõik saavad surma selle asemel, et jää koju ja pane aken uks kinni. Eks see muidugi meie küsimus kommunikatsioonist, et kui on tõesti kriisisituatsioon, kuidas me saame teada, et midagi juhtub ja kuidas me toimime. Ja enne oli see Patarei raadio teema, ja see infovahetus sellises kriisiolukorras, et mis te arvate, milline kanal, meediatüüp on inimeste jaoks esmane kriisiolukorras, mis inimesed ise ütlesid? Mis te arvate?
raadio ja et ilmselt see katab kõige paremini erinevaid vanuserühmi praegusel hetkel aga samal ajal needsamad inimesed, kui paljudel peredel, leibkondadel on siis see akut või tähendab elektrisüsteemist vaba raadio? 40 väidab, et neil on kodus. Patareisid igal juhul ei ole. Siin ongi see asi, et paljudel on need aparaadid olemas, kuna müüakse väiksed kassettmakid või plaadimängijad tänapäeval, nendel on patareide võimalus, aga inimesed, need 40 inimest ei mõtle selle peale, et sa pead iga 2 nädala tagant need patareid välja vahetama, kui on väiksed patareid ja iga 2 kuu tagant, kui on suured patareid. Et see on... Võtad nutitelefon on ka ja saad raadiot kuulata. Vahepeal on võimalik autos käia raadiot kuulamas. Aga Silver? Tahtsingi öelda, et nutitelefon on ju olemas 80%, 90% elanikel ja seal on kõige raadio olemas. Kuulu ei ole siis raadid enam, arvab on kootsas, mis siis? Ei, me raadiost nutitelefoni raadio tuleb ju üle internet. See läheb juba... Kui pool maas ei ole sul internet. Suure tõenäosusega vähemalt alguses, kui kriis tekib, on inimestel nutitelefon piisavalt laetud. Arvamusfestivali võtmes ka, et kas publikus soovib ka keegi kommenteerida seda teemat, enda koduseid varuseid või kuidas te hindate, et Eesti inimene on valmis kriisiolukorraks? Et kas on... Jah, palun. Ma ütlen kõva häälega. Ei ole vaja eriti leiutada, tutvuge erinevate riikide sõjaväepakkidega. Seal on kõik sees, mis on tarvis ja mõnikord päris pikaks ajaks. Ja sellest võtke õppust omaenda asjade komplekteerimiseks kodus. Mul on vastu küsimus, milline meie naaberriikidest seda õppust on juba võtnud ja kodus on sõjaväepakid Soomes, Rootsis, Saksamaal, Taanis, kodus sõjaväepakid? Sõjaväepakke ma ei tea, ainukene riik vist üldse, kus Euroopas midagi päriselt olemas on Šveits. No, kui räägime Euroopast, on tõesti šveitslastel on olemas, sest no isegi seal on varjend olemas, kui see on eramaja, on kohustuslik varjend omada ja on olemas kodune varu. Ma olen šveitslastega erinevates kohtades kokku saanud ja küsid tavaliste inimeste, kes tegelevad absoluutselt mingi muu asjaga, kas neil on see? Jaa, on. Päriselt ka on. Ja siin on üks jube oluline asi, just jälle tulles juttu alguses tagasi, et see on neil mitte kartusest. Nad ei karda mitte midagi. See on neil enesekindlusest. Vaprusest. See on enesekindel ja normaalne asi. Nad ei korja seda kartusest. Saaksime meie ka sellest kartusest üle. Oleks äge. Selge. Jah, palun. Mina olen Krista Mulenuk, üks ka kodanikukaitse MTÜ asutajatest. Et tegelikult mina hakkasin selle valdkonnaga Eestis tegelema pigem kartusest. Sest Eesti inimesed reisivad palju. Mina olin Iisraelis holokausti mälestuskonverentsil ja järsku oli sireen. Kui mina hakkasin evakueeruma, siis teised tulid juba selles mõttes nendest keldritest välja. Ja kui ma tegin seda 5 korda, siis minu teadlikkus kasvas ja ma tundsin, et see oli nagu mingi märguanne, et ma pean hakkama siin ka Eestis sellega tegelema. Nii et ärge mõelge ainult sellele, et meie siin kodus ette valmistame kõik selleks, vaid me peame valmis ükskõik, kus me maailmas oleme, arvestades maailma kui hirmus, mis iga päev toimub, me peame ka selleks olema valmis. Aitäh! Ma täpsustaks jah, et siin varem on juttu olnud, et ei tohi nagu keskenduda hirmule. Ma olen täiesti nõus, Krista ütles, et tema ajendiks oli hirm. Ja tegelikult, mis on hirm? Mis vahe on hirmul ja ettevaatlikkusel? Tegelikult see piir on ju üsna õhuke. Jaa, aga mis on siis paaniline hirm? Ei ole kindlasti mitte. Aga ei tasu alahinnata hirmu. Hirm on väga hea ajendaja. Hirm ehk kartus ehk ettevaatlikkus, me võime seda nimetada kuidas iganes. Loomulikult peab see olema tehtud mõistlikult ja loomulikult tuleb kasutada ka kõiki muid võimalusi, aga et inimeses tekitada põhjendatud ettevaatus, mis võiks ju ka nimetada hirmuks. Ma ei ole kindel, Krista, et sa tundsid paanilist hirmu ja jooksid ühest toaservast teise seal. Ma seisin ainult, sest ma ei teadnud, mida teha. Jaa, aga sind ajendas nende asjadega tegelema ettevaatus. Ma nimetaks seda hirmu ettevaatuseks ja sellist hirmuliiki on väga mõistlik kasutada just selleks, et inimesi suunata tegema asju, mis on neil vaja teha.
lihtsalt lisaks veel siin oli korraks juttu, et mehed on see kandev roll sellistes kriisiolukordades, aga et võib-olla mitte ära unustada naisi ennetajatena, sest vähemalt sellest uuringust tulid välja küll need, et kes on mõelnud, et mis siis saab, kui Eestis juhtub või välismaal juhtub, siis nende seast on ikkagi oluliselt rohkem naisi. Ehk et siis kuulake naisi. Naised on alati olnud alalhoidlikumad ja see on just olnud seetõttu, et naiste loomuses on nii-öelda elu loomine, elu hoidmine ja selle elu toitmine. Naised on alati alalhoidlikumad ja seetõttu siin on ka naiste rollist varem juttu olnud, et tegelikult tuleks rohkem ja rohkem naisi kaasata. Me ei räägi laiemalt mitte ainult siis nii-öelda elanikkonnakaitse küsimust, vaid ka laiemalt riigikaitse küsimustest. Sest elanikkonnakaitse on ju tegelikult osa riigikaitsest. Eriti tänapäevaste kriiside puhul, kus kõige nagu hullema löögi all ongi elanikkond. Loota sellest, et kui naaberlinn Türi praegu oma tankidega Paidele kallale tuleb, et siis 20 tunniga Paide evakueeritakse kuskile laagritesse tühjaks, siis ei tasu, selle võib ära unustada. Keegi ei hakka paidekaid ära evakueerima. Türi pommid tapavad enamast Paide tsiviilelanikku. Paide armee ilmselt üsna vähe saab kaotusi kandma. Aga ma siia juurde, ma tahtsin juba ennem mainida, jutt läks meil mujale. See nimekiri on väga hea ja suurepärane nimekiri, aga sealt on üks asi puudu. Et mul paar päeva tagasi käis sõber külas ja keda me ei olnud ammu aega näinud ja me vestlesime sellest tema naabril on loodud korralik kelder, kus on korralikud varud, toiduained, medikamendid, isegi kütus on. Kütus on üks asi, mis lisaks, et see võimaldab sulle evakueeruda omal käel, sest kütust sa ei saa juurde. Ja see naabrimees nagu heas mõttes nagu uhkustas tema ees ja ütles, et näed, et vaata Rene, et mul on siuksed asjad, et kus sul siuksed varud on, et ise oled kaitseliitlane ja kõik ja mis see veel. Ja Rene kehitas õlgu, ütles, et mul ei ole seda vaja. Mul on kodus erinevat tüüpi relvi, poolautomaatrelvi, 4 relva. Minul on relvad ja sinul on kelder. Nii vaan, kui sinul relvi ei ole, ära tule mulle rääkima, et mul peaks olema kelder sellise kraamiga. Ehk et see haakub selle eelmise teemaga, mul jäi see kõrva kriipima. Et nii kaua, kuni sul relva ei ole, nii kaua oled sa kaitsetu. Siin kellelgi küsiti relva kohta, et miks sul see vajalik on. Relva on kaitseks vaja, mul ei ole täna relva vaja, mul ei ole siin istudes seda relva vaja. Mul on vaja seda enda pere kaitseks juhul jällegi, kui riik ei ole võimeline 5 päeva jooksul mulle appi tulema. Ja enamasti ei ole, see on põhjendamatu eeldada, et riik teeb mulle ette taha kõik asjad kohe ära. Ja kui mul on varud, millest me praegu räägime, siis me peame olema võimeline neid varusid kaitsmist. Me teame erinevatest kriisidest, mis on toimunud. Ehk et milline marodöörluse kaos lahti läheb. Tapma ei hakata enam raha või ehete pärast. Tapma hakatakse toidu, vee, medikamentide ja kütuse pärast. Need on need 4 asja, mille pärast, mida on vaja kaitsta, mida on vaja osata, suuta ja tahta kaitsta. Julgeolekumõõde on seal alati olemas, aga rääkides veel, ütleme, kui nüüd tähendab nende varude ja varudest natuke kõrvale minna selle toimetuleku oskusteni, et juhiks vestluse natukene selle inimese ütleme, mõistliku käitumiseni kriisiolukorras. Et kui on hästi palju näiteid ebaratsionaalsetest nagu otsustest ja ütleme, on räägitud ka sellest katastroofiturismist, et vanemad saadavad tormi korral oma lapsed Merivälja muulile, kus nagu laine käib neist üle ja et saada toredaid pilte sealt. Või väga huvitav näide oli just viimase Maakri tänava ülevõtluse ajal Tallinnas, kus üks maastur otsustas proovida, et kas ta läheb sealt suurest uputust läbi. No ei läinud, jäi sinna, oli terve Eesti ilmarahval oli Aktuaalse kaamera uudistes oli naeruks seal, et kus ta vanis katusele ja toimetas niimoodi, et kas siin oleks ka nagu sellist, milline see Eesti inimene on, et ta üldiselt on vastutustundlik või on valdav on just selline riskialtis käitumine, et võib-olla natuke siin saaks seda kommenteerida. Ma ütleksin, ma olen seda uuringut kuulnud, et Päästeamet tegi 1 aasta konverentsi ja seal, mul on nimede peale nii halb mälu, ma ei julge ütelda selle sotsiaalteadlase nime. Tema ütles, et eestlased on täpselt sama riskialtid nagu kõik teised rahvad. Ja inimeste populatsiooni seas on teatav osa protsent, kes tahavad riski käituda. Ja tee, mis sa tahad, nemad teevad niimoodi ja käituvad niimoodi. Et ma ei arva, et
et eestlased oleksid kuidagi teistmoodi selles osas, võib-olla enda pidurdamise osas on nad nagu teistmoodi, et see ühiskonna norm võib-olla on teistsugune, et teised, kui seal, ma ei tea, et võib-olla Šveitsis nii teeksid, siis tõesti inimesed vaatasid, et see on ikka päris kummaline vend, et peaks džiibiga sügavust proovima, et noh, keegi mõistlik inimene seda mitte kunagi ei tee. Et võib-olla see on see erinevus. Silve? Šveitsiga võrreldes me siin suvel käisin Venal külas seal ja nende riskikäitumine on selline, mis Eestis oleks nagu võib-olla isegi palju mõeldamatum. Zürichist läheb läbi jõgi, selle ääres juuakse alkoholi, käiakse ujumas, ei ole üldse probleemi. Hüpatakse vette silla pealt ja nii edasi. Et selles suhtes tuua seda lihtsalt näitena, et seal on nagu ainult väga kindla mitte riskikäitumisega. Aga see on jah igal pool, Mariupoli pommitamine kui eelmise 2 aastat tagasi, et siis kõigepealt, kui sealt nagu kuskilt taavalt paistis tuli, et siis lapsed kogunesid vaatama pilti tegema, järgmine rünnak nädalaga hiljem juba läksime samma elurajooni. Et noh, mingitel juhtudel noh, selline käitumine, isegi siis, kui on ikkagi tõsine sõjaline oht, siis inimesed samamoodi käituvad sellised, mis ei peaks üllatus tulema. Aga lihtsalt kogu seda juttu siin kuulates, siis no minul tekib küll, on olemas selline nagu mõistlik asjad, et me võime välja mõelda need võimalikud kriisid. Ma arvan seda, et me peame arvestama, et meie lugupeetud loodus muutub või looduskatastroofid lähevad järjest suuremaks, on ju tänu sellele kliima soojenemine ei tähenda seda, et meil oleks suvel ilusam jume, vaid seda, et tuleb rohkem vihma, tormi ja muid, mis tähendab noh, reaalselt seda, et kuskil maapiirkondades langeb puu, kuskil on elektrikatkestused, muud sellised asjad, see on nagu mõistlik pool. Aga mul alati ma nagu tunnetan need, kes on mingis asjas sees ja liiga palju tegelevad, seda hakkavad minu arvates nagu lähevad, keeravad selle vindi üle, et minul nagu tekib hirm, on ju, et relva kodus. No kuulge sõbrad, et ma ütlen, et võtame mingi 100 aasta perspektiivi, et siis ma arvan, kui igal inimesel oleks kodus relv, siis sellega juhtuks rohkem õnnetusi kui võimalike, noh, ma ei tea, ükskõik millise kriisi juures me võime seda välja kujundada. Või ka ütleme mingid ettevalmistused, minu jaoks on siin olemas mingi see mõistlikkuse piir, et kui ma kujutaks ette, et hakatakse tõesti nagu sõjaolukorraks pikaks konfliktiks, kus tuleb juba relva kasutada naabri vastu või midagi sellist ette valmistama. Vaat selles riigis ma juba väga elada ei tahaks, eriti kui see kohustuslik oleks. Küll on mõistlikud asjad, igasugused skaudiliikumised, mis on ju, ma ei tea, minul ei ole ühtegi sõpra, kes ei käiks matkamas, et ma ja ei elaks metsas ja ei ole toiduvarustus kaasas ja selles suhtes on see nagu elementaarne asi ja see on fun ja tore, on ju, et noh, mingi sellisel viisil ja mingi elementaarne baasteadmine on olemas, aga kuskilt sealt nagu edasi minnes, siis minul juba tekib nagu küsimus. See läheb juba natukene veidrik maailmasse, et ütleme maailma lõppu ootajad, kellel on tõesti nagu ütleme aastavarud kusagil maal olemas ja et elavad seal kusagil. Ei täpselt, lõpuks on olukord, kus koha peal keegi tuleb ja vaatab varjendile ja ütleb jah, aga noh, et kui siia ikka tuumapomm kukub, aga see ellu ei jää. See on juba nagu läheb absurdi, selles suhtes mõistliku piir. Aga võib-olla veel kommentaari selle poole. Nad ei ole veidrikud, et see on nüüd jälle see teema, et kui inimene leiab endas rahu selles, et mul on relv kodus, jumala eest, ära kritiseeri teda, sest temal on kindel siis olla. Kui sina vihkad relva, siis sul on ka, kui sul on kindel tunne, noh see on nagu see põhimõtte asi, mida ma püüan rääkida, et sa pead tundma kodus ennast kindlalt. Ja sina tunned ilma relvata kindlalt, ma tunnen ka ilma relvata kindlalt. Ei no, kui inimene tunneb, mina tahaks selles inimesest nagu kindel olla. Aga riik ei tohi sulle ütelda, et kuule, et sinul peab olema kelder, on ju, sul peab olema püss. See on nüüd see. Ma tahaks, et riik tagaks seda, et mõistlikel inimestel võib olla relva, aga ei pea olema. See on võimalikult keeraline. Ei. Mina tahaks seda, et ühegi idioodil oleks relva. Ma olen näinud siin 9 aastat alguses, ma olin noor poiss, kuidas kaitseliitlased olid ringi, tarvitasid automaatidega. Isegi on antud mulle kätte kunagi lihtsalt automaat, oli tore lasta ja midagi sellist oli noore poisina. Neid idioote on väga palju. Mina nägin, ma ütlen seda, ma kaitseliitlased, meil on olnud juhtumid, kus kaitseliitlased on ma tean, see läheb küll. Aga mina näen, kus on palju relvi käes ja see on tegelikult ma ütlen, see on jama. Palju parem oleks võtta üks platvorm ja tulla tagasi, unustame ära sõjad ja maavärinad, võtaks selle. Ma lihtsalt lõpetan selle relvateema sellega ära, et ma tõin näite, kui me räägime sellest poolest, et me loome ressurssi, mis hoiab inimeste elus nii-öelda toitu, medikamente, need asjad, me peame mõtlema ka sellele, et alati iga kriisiga kaasneb kaos, kus nagu mitmekordistub kriminaalne käitumine.
et me ei saa mõelda ainult selle peale, et meil on kodus konservid ja veevarud, vaid me peame mõtlema ja tagame inimestele esmaabi, vaid me peame ka mõtlema sellele, et me seda kriminaalset käitumist ohkame surma alla. See oli kujundlik näide. Nõus, just sellepärast ma ei tahagi, et oleks inimese relv kodus, et mõni kriminaal saaks tulla ja tõestada. Tahaks ütelda selle kriminaalse käitumise peale mida, et oodake. Relvadest, et ma veendunud päästjana, ei ole üldse nagu minu teemaga, et kriminaalset käitumist ju siis ei saa ju tekkida, kui ütleme, et kõigil on peaaegu see asi olemas. jah, et siis ei ole vaja ju varastama minna, kui sul kodus on ka olemas, onju. et selle, ma arvan, et ikkagi sinnapoole see on täiesti vale tee. Sinnapoole peaks liikuma. ei, see on nimelt Ameerika valimise debatt, aga mida rohkem on relvi, seda rohkem tapetakse. Lõpetame selle relvateema praegu ära. Läheks edasi teemaga, et kes peaks nüüd inimest ette valmistama, et on teil mõtteid, laseks selle ringi peale, et inimesi koolitada, nõustada, mis kasutamata võimalused meil siin nagu on. Et meil on riigis näiteks kriisiveeb, kriis.ee, et käisin seal ka hiljuti vaatamas, et tavakodaniku jaoks ei ole seal tõtt-öelda küll väga palju midagi võtta, et seal kirjeldatakse võib-olla natukene sellist üldist Eesti kriisisüsteemi, aga praktiline pool puudub seal täiesti. Et mis võimalused on ja kes peaks nagu seda inimest koolitama? Ma arvan, et need võimalusi on palju ja tegelikult ju nüüd esimene asi, mis ongi üks väga lihtne asi, et ikkagi on väga hea, kui on üks niisugune, loomulikult peab võib-olla mitmeid ja nii edasi, et see on okei, aga et kõige hullem on see, kui see info on kõik hästi killustatud, see on kuskil kõik laiali ja kuskilt saad ühe killu ja siis saad teise killu ja kas see on üldse nii-öelda prioriteet või see ei ole prioriteetne tegevus. Et igal juhul mina näen seda, et Eestis peab olema keegi nii-öelda keskne. Ma ütlen ausalt, mina näen sellena Päästeameti rolli, et Päästeamet võiks selle rolli võtta, et kes on see keskne, see infohaldaja, kes võtab kokku, kes jaotab. Just seesama, et kui inimene tahabki teada, ta saabki, siis saab selle info, kas sellest veebist teada. Hästi oluline, mis on kindlasti, mis tahab nagu väga süsteemset lähenemist, on kõik, mis puudutab õppeprogramme, me rääksime koolilastele. See on väga selge, see on süstemaatiline ja see on edasi. Ja loomulikult kõik need vabatahtlikud organisatsioonid, ka äriorganisatsioonid, et kes sellesse toimetavad, et nad oleksid teeksid koostööd, arutaksid omavahel asju läbi ja kui see kannab seda eesmärki, siis miks mitte ja seal tõesti, seal võivad nii MTÜ-d olla, nii eraettevõtlus kui kõik see pool, et ikkagi minu on oluline see, et on niisugune aken ja me päriselt tegeleme nende päris asjadega, et kui ükskord 10 aasta jooksul mingisugune väike asi kuskil juhtub, et me ei jää sellesse kinni, vaid ikka me tegeme nende päris probleemide, päris riskidega ja seesama, et kas me läheme stsenaariumi põhiselt või läheneme selle vajaduse põhiselt. Võib-olla see stsenaariumipõhine lähenemine ainult on selleks, mida Esta siin mainis, et inimene aru saaks, et see on probleem, et seda oskab paremini tajuda, et ma arvan, et jah, et sellised kesksemad et keegi peab ka kokku võtma lõpuks. Et siin on jah, tegelikult ma olen jah täiesti sinuga nõus, et siin on vaja keskset juhtimist ja keskset lahendust, mida Margo oskab kõige paremini tegelikult kommenteerida, mis on praegune seis ja mida Margo ongi siis asunud rajama ja looma, et seda ülesannet ei saa öelda nagu väga paljudes asjades öeldakse, aga Kaitseliit teeb selle vabatahtlikult, neil pole vaja raha anda. Et Kaitseliit on sõjaliste ülesannetega juba praegu ülekoormatud väga palju ja olenemata sellest, et tegemist on väga suure organisatsiooniga, siis kogu sellise valdkonnaga ei saaks ka Kaitseliit hakkama saati, siis ma arvan, et Päästeamet. Et siin on vaja luua kas institutsioon, organisatsioon, nii nagu meil on hea ju naabritelt õppida siin samas, kuidas on rootslastel korraldatud tsiviilkaitse, kuidas ta oli Vene aeg korraldatud siin ja kuidas ta nii mitmeski riigis on tegelikult päris tõhusana juba toimiv. Ja see peaks olema eraldiseisev organisatsioon, mis saaks rahulikult tegeleda nende ülesannetega, koolitustega, probleemide lahendamistega ja ka õppe läbiviimisega, selle suunamisega, sest seal all on ka täpselt nagu sa ütlesid, ka koolidega tegelemine, kooli õppekavade kujundamine, sinna vastava õppekoosseisu leidmine, selle koolitamine, et see on tegelikult meediakampaania, et see on tohutu suur töö, mis seisab ees, et see on ainult üks pisik osa seal seina peal. Jah, et inimeste
käitumise muutmine, õigemini siis nende õigete käitumismustrite kätteandmine on väga suur töö ja kallis töö tegelikult, et see ei ole meediakampaania, et sellise meediateavitusega me saame anda probleemi teadvustada ja öelda, et seal saab infot või need teavad. Aga see, et oskused ja nagu sa ütlesid, et oskus mittestandardsetes olukordades toime tulla, siis see ongi ainult praktikapõhine õpe, nagu me oleme öelnud, aga praktikapõhist õpet, see tähendabki kogemust, üks-ühele sekkumist ja see on tegelikult väga kallis tegevus, et niimoodi elanikkonda ette valmistada, aga ilmselt et see põlvkond, kes kunagi on tsiviilkaitset saanud Vene ajal, et see, ka nende teadmised on kindlasti juba tuhmunud, et see on väga suur tööpõld ja nõuab suurt ressurssi. Jah, alustasime väikselt, lõpetame suurelt. Et nüüd me läksime sujuvalt üle kodanikukaitsesse ja laia riigisüsteemi, et tulles koju tagasi, et keskendub, püüaks leida selle õnnevaleme, et kuidas tõesti kodus oleks kindlus erinevates olukordades käituda. Ja siin tahaks kokkuvõttelt ikkagi soovitada, et laseme stsenaariumitest lahti. Sest ongi, et Kaitseliit ja Kaitsevägi tunneb oma südames kohustust õpetada inimesi, kuidas sõja puhul kodus käituda. Päästeamet räägib, kuidas seal käituda ja politsei räägib jälle seda sama, et kui laseks need stsenaariumid lahti ja vaataks, et mis need põhiprobleemid on. Et kas meil on olemas nagu kindel kava, et mis siis juhtub, kui elekter ära läheb, mis palju täna juttu on olnud, või vesi ära läheb. Ja see ei ole üldse oluline, kas on tuisktorm või maailmasõda tegelikult ka. Et kui me selle pere tasandil saaksime paika selle mudeli, Kuunul ma olen nõus, et Päästeamet võiks olla see platvorm, kes võtaks selle tüki. Aga siin tuleks väga tähelepanelikult hoida fookust, sest nagu sihik paigast ära läks, nagu praegust hakkas minema, et tegelikult on ühiskonnas kõik need käitumised ja tsiviilkaitsed, siis me läheme lappama, aga see koduteema võiks olla väga konkreetne, raamistatud asi, kuidas me kodus hakkama saame, kui meil on puudu see ja teine. Ja stsenaariumitest lahti lasta, ma arvan, et see oleks selline hea algusplatvorm Kuuno. Mida ma enda poolt soovitan, et ühiskonnal võiks olla ka julgust ise küsida. Sest et paljugi meie võime anda küll soovitusi, aga vahest me ei tea, mida inimesed ise vajavad. Et see vajadus võiks ka riigi poole tulla, et mida te ise vajate. Jah. Aga see oleks oma koht, kellele me selle küsimused esitame? Ja. Võt praegusel hetkel meil seda kohta küll ei ole. Praegult on. Praegult on, küsige. Aga tulevikus võiks olla niisugune koht, kus võiks inimesed ka pöörduda oma muredega, kust jookseb ka tuleks, siis saaks ka riik rohkem aidata. Ja ma täiendan seda nimekirja, et ärge lemmikloomi unustage. Lemmikloomi ei tohi ka nälge jätta. Puuetega inimesed on veel omakorda selles, kellele te tervist. Silveril on veel. Ma tõesti ei oska küsimuse vahest, mida mingit eraldi institutsiooni ma kujutan ette, et looma hakatakse tsiviilkaitseministeerium. Aga ma tegelikult arvan, et seda ei ole vaja, et meil on olemas organisatsioonid, meil on olemas tegelikult, ma arvan, et ongi väga hea, et on ajusad struktuurid, ongi erinevad oskused, kes tunneb mingi asja vastu huvi, kus on mingi ala proff ja noh, üldiselt mingid teadmisi, eks inimesed peavad lihtsalt läbi elu ju kogema. Selle termin on muuseas sotsiaalsed praktikad, vaata mida kasutatakse, et mitte hoiakute muutus, sotsiaalsete praktikate muutus. Aga ma arvan, et lõpeks sellega võib mõelda küll inimesed, et kui elektrit ei ole, mida siis teha, et teadmisega, et naabri juurde minek ka ei aita, et tal ka ei ole, et see oleks nii, aga tänud selle ringi eest. Ühesõnaga, meil on väga palju häid mõtteid, mida kindlasti on võimalik võtta siin ka elanikkonnakaitse töörühma kaasa ja erinevad ametkonnad. Siin kindlasti tuleb mõelda ka selle peale veel, et kuidas kogu seda teemat müüa ka noorematele inimestele, kes on just elavad oma äpimaailmas. Et näiteks on Päästeameti poole pealt on sellised kodutulevutuse hindamise ankeedid on väga
populaarne, kus inimesed said klikkidega hinnata ära, et kas tal kodus on see ja see olemas ja et siis lõpuks sai nii-öelda koondhinde, et kui tuleohutu tema kodu on ja tegevusjuhised, mida peaks parandama, et sama oleks selles samas teemas, et nii-öelda kodu ettevalmistamine kriisiks ja et samamoodi sa klikid üle ja saad soovitused, käid poes. Ja siit juurde veel erinev koostöö erasektoriga, et näiteks ma kujutan ette, et mingisugustel firmadel võiks olla väga suur huvi hakata müüma esmaabi või ütleme koduse hädaabi varu komplekte, et sa saadki raadio ja telefonid läheks praegu nagu need. Raadiod, telefonid, medikamendid ja nii edasi, et sul tuuakse kast ukse taha ja sa oled valmis. Nii et teeme firma ära. Võib-olla on kiire kommentaar. Ma kutsun teid mõtlema raamist väljas ja meie, kes me oleme keskmiselt heaolu inimesed, ei pane tihti tähele, et meie kõrval elavad inimesed, kelle juba praegune rahuaegne elu on kriis. Ma pean silmas hüljatuid, prükkareid ja selliseid. Ja me oleme Erkiga ka rääkinud, et nemad on tegelikult teemad tihti paremini valdavad kui keskmine eestlane või kes iganes. Ja nemad saaksid kriisiolukorras palju paremini ja kohe ilma üleminekuta hakkama. Vaadake, kui väheste vahenditega nad tegelikult elavad. Nii et mõnikord, kui mitte eksperdiks, siis võib-olla nõuandjaks tasuks neid kuulata. Tänud. Vastupeegeldus käisin Moldovas üleujutlustel nõustamas neid ja abis. Eks see sama efekt jällegi, eks siis nad on palju kindlamad kriissuhtes, kuna nad elavad lihtsamalt. Ja siis tekib tunne, et võiks neid hoopis meile kutsuda, et nõu anda, kuidas lihtsalt elada, sest me hakkame tasapisi unustama seda. Nii, ja lõpetuseks, meie aeg on nüüd ümber. Ma annan kiire ringi veel. Iga panelist saab öelda veel ühe lause ja soovituse siis Eesti elanikule. Mitte rohkem, üks või äärmisel 2 lauset. Mida peaks tegema, et paremini valmis olla? Mida peaks tegema? See on päris hea, et ma arvan ikkagi see sama asi, et hakkab elektrienergias peale, ja sealt see toiduvaru kõik muud, et enda jaoks läbi mõtelda ja mitte enda, vaid ma ütlen siis oma lähiring. Ütleme tavaliselt vanemad, see on esimene ring ja siis oma naabrid. Ja ma lihtsalt ennem siia, kui see paneelile tulime, siis üks mõnus nali tekkis ka, et sellest eelnevalt ühest arutelust, et ühtegi head kriisi ei tohi raisku lasta ja siin väidati, et ühtegi head kriisi raisku ei ole lastud ja siin on hea näide, et seakatku kriis ei ole raisku lastud, et konserv on olemas, et me ikka oskame neid kriise tõesti ära kasutada. Vaata, see on ka vastus minu küsimusele enne, kui 80% on sealiha, 80% on sealiha, mis see 20%, et see on katk on 20%. Sellest konservist. Et kui katk on konservi purki pandud, siis ei pääseta sealt kahju tegema. Aga jah, sest te ei tee ju neid karpe lahti enne kriisi. Kaua see sai? Oi kaua. Järgmise sõjani. Aga minu mõte on see, et mõelgem lihtsalt, me ei pea kutsuma inimese ellu valmistuma maailmasõjaks või maailma lõpuks, aga kui me kas või korra aastas mõtleme, milline on meie seis, mida on meil kaotada juhul, kui kaob elekter või milline on meie koduseis või varustatuse olukord. Piisab, kui me korra aastas sellele mõtleme ja vastavalt ka siis mingisuguseid korrektuure teeme, see on juba tegelikult väga-väga suur samm edasi. Lihtsalt mõelge selle peale, kas te oma praeguste vahenditega saate 4-5 päeva kodus hakkama. Kui ei saa, tehke väiksed muudatused, see annab teile kindlustunde ja vajadusel ka abivahendid. Aitäh! Ma julgeks soovitada oma mulje pealt, et ma olen Päästeameti tule ja vee ja muude ennetustega olnud kõrvalseise ja samas ka natuke ühte jalga pidi sees umbes 7 aastat ja mul on jäänud mulje, et nad seal teavad, mis nad teevad. Otsused on põhjendatud ja üldiselt nad on vähese jutuga mehed ja naised. Ehk et siis elanikud, pange tähele, mis nad ütlevad. Ja tehke ja jälgige, uskuge, see on läbimõeldud ja see tuleb kasuks kõigile. Siia paketti lisaks selle, et rääkige kodus.
ja me siin selles jutus ei maininud üldse lapsi, rääkige lastega ka. Et teinekord võib juhtuda mingi jama ja siis me oleme koos ja teeme asju võib-olla natuke teistmoodi, et see tunne kodus oleks olemas, et suhelge kodus ka sel teemal, vahetage mõtteid, ärge ainult mõtelge, mis siis saab, kui nüüd siis mina mida teen. Aga ja samas vahepeal käis siin temperamentide küsimuse, et selles suhtes mina olen küll kindel, et see eestlase rahumeel, olles näinud maailmas neid kriisikoldeid lähedalt, et see hoiab meid kindlasti, et see meie flegmaatilisus, mis mõnikord meile nagu väga kurja teeb, siis kriisiolukorras on see tõesti tänuväärt asi. lihtsalt jääda seisma. Omalt poolt hoidke toiduvaru ja konservide osas seal ei ole katku. Täitsa kontrollitud lihast tehtud, tervetest lihast, sealihadest tehtud konservid, kuumtuudeldud, väga kvaliteetsed. See on Eesti kõige kontrollitum liha. Kõige kontrollitum liha, mis üldse saab olla. Ja mis on siis? On ka pikk 2019 värskelt tehtud. Ja need on värskelt tehtud eelmine aasta lõpus. Ei, see aasta 2016. Siis on veel parem. 4. veebruar. Et oli eelmise aasta lõpust alustasime tegemist, selle aasta algusest lõpetasime. Et mina sain vähemalt teada, et naabritega tuleb hästi läbi saada. Ja ma arvan, et see on oluline teadmine. Aga võib-olla lihtsalt lõbusu soovitus, et käigi matkamas. Et tegelikult 3-päevane matk ja telgi ja toiduvarustusega, et siis tekib see tunne ka, mida siis teha, kui elektrit ei ole ja muid probleemid. Ilus ja tervislik ka. Tänud, väga hea kokkuvõte. Ma julgustan siis kõiki võtma, on ette nähtud kõigile kuulajatele siin üks või isegi kui on soovi, võite võtta 2 konservi, lugege läbi, mis teil kodus peaks olema, et kriis üle elada ja see nimekiri on veel täiendamisel. Suured tänud kõigile panelistidele ja väikesed meened on ka ette nähtud.